Head vaatajad, jalutan siin Viimsi mõisapargis ja ma pean olema hästi ettevaatlik, sest minu jalge all ja jalge ees olev pilt on ikka päris kole. Siin on üsna palju Hispaania teetigusid, neid limukaid, kellele ma siis püüan mitte peale astuda. Ja olukord, nagu te teate, on just eeskätt siin mõisapargis väljunud kontrolli alt ja Viimsi vallavalitsus küll viimastel aegadel on proovinud siin midagi teha, on näha, et need teeservi on niidetud ja ilmselt on ka seda teed puhastatud, aga tegelikult õige aeg on lastud käest ära. See oli juba paar aastat tagasi, kui siin nii-öelda elurikkust arendades jäeti niidutööd tegemata, toodi siia palju uusi istikuid, nendega koos ilmselt siis ka need invasiivsed võõrliikide munad. Ja hiljem ei suudetud õigeaegselt hakata siin korraldama tigude ärakorjamisi või nende kemikaalidega tõrjumisi, mis oleksid siis ka teistele liikidele ohutud. Küll aga tuleb tunnistada, et kogukonna inimesed on ise olnud hästi aktiivsed, kaitsmaks oma aedu, kaitsmaks oma külasid nende nälkete eest, kes tahavad kõik hea ja ilusa aedades nahka pista ja näiteks Randveres on Randvere külavanema Jaak Sepa eestvedamisel toimunud juba 3 või 4 korda tigude korjamise talgud. Algul täiesti omal initsiatiivil, inimesed tulid välja oma pangede ja kottidega ja korjasid seal 20–30 kilo tigusid ühe õhtu jooksul. Hiljem hakkas ka vallavalitsus need toetama siis nende vahenditega ja äravedamise konteineritega, et tänu neile selle eest. Igatahes on see Viimsis üks probleem, millega tuleb tegeleda süsteemselt, tuleb tegeleda kõikide külade, kõikide alevike ja ka parkide ja rohealade kontekstis ja tuleb tunnistada kahjuks, et tänane Viimsi vallavalitsus ei ole seda suutnud piisavalt tõhusalt teha. Aga usun, et kui tuleb järgmine vallavalitsus, kes pöörab ennast näoga rohkem viimsilaste suunas, saab see probleem vähemasti hoitud mingites raamides. Kahju küll, et Eestis on see võõrliik juba niivõrd hulgaliselt levinud, et enam teda siit päris välja ei saa. Küll me aga saame olukorda kuidagi leevendada ja suur tänu veel kord kõikidele viimsilastele, kes on selleks oma panuse andnud.